Tänase Rocki Timeout'i külaline on, võiks öelda, et Tartu meeskonna maskott, sest kõik nii-öelda kampsunid on juba ära lõpetanud ja ilmselt see kampsun tuleb nüüd selga panna ikkagi juba Janar Taltsile. Tere Janar, ma vaatan, et su habe kasvab ka järjest pikemaks, et kui pikalt sa seda habet oled nüüd kasvatanud? Mõni kuu on ikka olnud, et väga selline kampsuni kandja ei ole, et siis kasutan habet selle eest. No mitmes hooaeg sinul Tartus läheb, et kui vist üks Itaalia hooaeg vahelt ära jätta, siis palju neid aastaid siin Tartus juba sul teeb? Ja kas äkki 7 või? Siuke 7,5 või? Midagi sellist. No sa oled, tuleb tunnistada, nii-öelda nüüd siis juba Tartu veteran, et sellel hooajal oli ka sinu suvi natukene teistsugune, et kuidas sa nii-öelda siis sellise teistsuguse suve pealt nüüd uue hooaja algusega kohanenud oled ja kuidas sa nüüd, kui Q2 on hooaeg käinud ennast nii-öelda tervislikus mõttes ka tunned? No eks oli jah natuke teistmoodi suvi, et sai nagu rahulikumalt võtta neid asju, et ei olnud koondise tralli, et mõne koha pealt see on nagu hea pluss, aga teisalt jälle hooaja algus võib-olla natukene see vormikõver või asi ei tiksunud kohe nagu ülespoole, aga ma arvan, et see on nagu loogiline. Aga nüüd paar kuud hiljem, eks nagu ikka veteranidel nagiseb siit ja sealt, aga praegu saab veel hakkama. No sellel hooajal on nii-öelda siis hooaja teine pool nüüd ilmselt tulemas natukene teistsugune, et kui palju nüüd sina ja siis võib-olla, et ka vanemad olijad nüüd mõtlevad selle peale, et see hooaeg jätkub nüüd tegelikult ainult Eesti liiga mängudega, et kuidas sina ja siis nii-öelda teised vanemad mängid ennast motiveerivad, et see hooaeg ikkagi nagu särtsu täis oleks? See aasta jah, kuidagi natuke vara sai see eurosari läbi, et eks ta natuke jama ikkagi on, aga midagi ei ole teha. Aga selles mõttes Balti liiga on ka veel tulemas, mille jaoks peab nagu valmis olema. Et Eesti liiga mängud on ikka, ma arvan, et mõned võivad siin isegi päris huvitavaks minna, et kokkuvõttes ei ole midagi teha, selline see seis hetkel on ja tuleb mängida need mängud, mis on, tuleb mängida nagu tõsiselt, et ega siin mingit jama pole mõtet korraldada. No, kuidas sa ise treeningul tunned, et ei ole nii-öelda selliseid sinu positsioonis sulle võrdväärseid vastaseid, kui siin eelnevatel hooaegadel võtta, et kuidas sa trennis nii-öelda oma mahvi kätte saad? No see ongi nüüd jälle selle asja juures, et vähe mängi on, siis pead palju jälle trenni tegema, et see on nagu, ütleme nii, et suht jama. Aga ei, eks mahvi saame ikka kätte ja trenni teeme ikkagi korralikult, et siin viimased nädalad on päris raske olnud see treeningvärk ja asjad, aga pole midagi teha, eks treener otsustab need asjad, et kuidas treenida ja millal mängud ja värgid ja. Kas nüüd Eesti liigat vaatad ka natukene teise pilguga, et see on nii-öelda siis hetkel jäänud teie põhi nagu mängude kohaks, et eelnevatel hooaegadel võib-olla läksite natukene sirge jalaga ka Eesti mängudele peale, et sellel hooajal peate nüüd keskenduma ka väga kõvasti kodusele liigale? Ei, ma ei saaks nii öelda, et me oleks sirge jalaga läinud ja et nüüd nagu rohkem keskenduks, aga kindlasti on nagu see tähelepanu on rohkem ikkagi, ongi praegu ainult Eesti mängudel ja tänasel päeval on üldse, ma arvan, et kõige tähtsam on see karika Final Four, mis praegu tuleb detsembris, et ma arvan, et me valmistume pigem nagu selleks, et need üksikud mängud, mis meil siin nädalas korra on, et need me jaksame ikka ära mängida ja loodame parimat, et ka võidame, kuigi on suhteliselt tasavägine, ma vaatan siin Eesti liigas see tase nii-öelda, et ei tahaks nagu kuskil libastuda nii-öelda. Aga tänasel päeval on kõige tähtsam just see karika Final Four. Kuidas su elu siin Tartus nüüd välja näeb, et kas sa võid öelda, et sa oled nii-öelda siis Tartu mees juba, et pere on sul juba siin pikalt, et kas olete nii-öelda siis Tartusse ennast nagu sisse seadnud ja ka tulevikuplaanid võiks ka selle linnaga olla, juhul kui sa enam ei mängi näiteks? Seda on jah nagu raske öelda, aga Tartus olen sisse seadnud ennast nii-öelda, et pere ja kõik asjad on siin, et ametlikult vist on veel tegemata, et olen Tartu elanik, aga põhimõtteliselt hetkel see hooaeg olen veel tartlane ja eks siis näha, mis tulevik toob. Kellega sa reisidel nüüd ühes toas oled, sest vanameister ja kapitaan Marek Toronin lõpetas, et mismoodi sa endale uue toakaaslase oled valinud? Selle ka põhimõtteliselt Meelis nagu valis minu eest, et pani mulle siukse noore joga, pani selle Jõesaare, pani mulle tuppa, et see on
omaette huvitav kogemus jälle. No kuidas sa üldse noortesse, keda on sellel hooajal siin satsis päris palju, et nii-öelda siis ka A-klassi ja siis korvpallikooli noored teie trennis vahepeal käivad, et jagad neile õpetussõnu ka või annad piitsa ja teed rohkem kurjemat häält või kuidas sa seda nii-öelda noorte pealetungi sellel hooajal siin Tartu meeskonnas oled enda jaoks läbi mõelnud või vaadanud või kuidas sa tunned? Eks ta jah, see aasta on nagu, et meil on terve võistkond noorem kui varasematel aastatel, ma arvan, et välismängijad on ka meil siiski suhteliselt noored nagu, et ülikoolist tulnud otse, et ega siin selles mõttes ei ole mingit kurjäärt teha, et loodame parimat ja eks õpetussõnu vahest ikka antakse neile, et kuidas ja mismoodi, et nendel ei ole võib-olla nii palju kogemust, aga ma ütlen ausalt, need noored, kes meil on, et siin Jõesaared ja isegi need koolipoisid, kes meil käivad vahest, et minu arust tahtmine ja selles mõttes keskendumine neil on nagu korvpallile, et see minu arust on nagu väga pluss ja tuleviku mõistes ka, ma arvan, et see on nagu Tartu võistkonnale on see kasulik, et on vähemalt mingid noored. Lähme korraks ajas tagasi ka lõpetuseks, et 26. detsembril peab Marek Toronin siis enda lahkumismängu ja meil on seal siis selline tore vastasseis tekitatud Delta meeskond, kes siis üle pikkade aastate toona 2000. aastal tuli Eesti meistriks ja siis nii-öelda Rocki All Stars võistkond, kuhu ka sina kuulud, et kui palju sa ise mäletad seda toonast Tartu Delta meeskonda, kus siis selliseid vihaseid tartlasi tuli päris palju ja jõudis ka nii-öelda suurde tippkorvpalli pärast edasi? Mina siis alustasin suhteliselt seda korvpalliteed, nagu meistriga tasemel, kui Delta oli juba ikkagi nagu tegija ja Tartu omad olid ikkagi Eestised ikkagi seal tipus ja mäletan mõndasid vastasseise, eriti raske oli nagu siia Tartusse tulla mängima, et nendega, et see saalis oli siuke atmosfäär oli juba niimoodi, et kui sa riietusruumist välja tulid, siis võisid juba päris korraliku vile saada siin 40 minutit enne mängu, et mingid hetki ikka mäletan, aga ma arvan, et siis kui nad esimest korda meistriks tulid, mis nimel nad olid, Delta oligi, et ma arvan, et see oli päris kõva pauk nagu kogu Eesti korvpallile vist ja Tartule eriti, et see panigi selle korvpalli elu siin nagu nii-öelda kihama ja siiamaani ma arvan, et põhimõtteliselt selle taustal me siin hingame ja elame. No 26. tulevad sulle vastu sellised mehed nagu Renter, Kikerpill, Lasn, võtab juba nagu mõttes ka, et nende meeste vastu pead pusima hakkama. No nähes Kandimaad siin igapäevaselt, siis ütleme nii, et pusida kindlasti saab, et kehamassi indeks on neil päris kõva, et pusimist kindlasti on, aga vast sörgime ikkagi üle nad, et vast loodame, et väga raskeks ei lähe. Aitäh sulle, Janar, ja jõudu siis ülejäänud hooajaks. Aitäh!